Nii, tere kõigile. Tere ka minu poolt. Oleme siis kaks Kadrit täna siin Eesti Vegan Seltsist tutvustamas teile, mis on Eesti riiklikud toitumissoovitused, kuidas need mõjutavad veganite elu järgmised 5 aastat ja kuidas nad käsitlevad veganlust. Ja loodame siis tuua palju näiteid, et oleks selge, millega tegemist on. Ja vestleme arvatavasti kuskil 1,5 tundi. Ühtlasi peaks saama arutelu pärast ka Facebookist järele vaadata. Ja me alustame esiteks sellest, et tutvustame iseennast. Siis tutvustan mina lähemalt seda, mis siis toitumissoovitused on. Ja Kadri võtab üle ja räägib põhjalikumalt, kuidas need käsitlevad veganlust. Mina olen siis vegan olnud eelmise aasta kevadest saati ja selle lühikese aja jooksul, mis sellest ajast on möödunud, on päris palju asju muutunud mu elus. Olen ära tulnud oma eelmisest töökohast ja tänaseks siis Eesti Vegan Seltsis arendusjuht ehk töötan selle nimel, et Eestis oleks tugev eestkosteorganisatsioon veganitel. Ja samuti, et inimesteni jõuaks tõenduspõhine info veganluse kohta. Olen selle aja jooksul ka ennast kõvasti täiendanud, suuresti sellest hirmust, mis mind alguses valdas, et kas veganlus on ikkagi tervislik. Olen siis täiendanud ennast Cornelli ülikooli juures, kus räägivad täistaimse toitumise tervisemõjudest maailma selle valdkonna tipud. Olen suhelnud ekspertidega väljaspool Eestit ja toonud väliseksperte ka Eestisse. Näiteks, kui teid huvitab, siis soovitan järele vaadata Eesti Vegan Seltsi kodulehekülje pealt arvamusfestivali arutelu, kus meil osalesid 2 väliskülalist. Selle arutelu nimi oli veganlus, enesepiiratud või tervislik toitumine, vihjates siis Eesti toitumissoovitustele ja sellele, kuidas veganlust seal käsitletakse. Samuti soovitan väga järele vaadata doktor Stenholtsi, kes siis on Rootsi onkoloog ja tuntud täistaimse toitumise eestkõneleja ettekannet augustis, kus ta siis räägibki täistaimse toitumise tervisemõjudest ja teeb seda väga arusaadavalt ja huvitavalt. Ja see on subtitreeritud samuti eesti keelde ja olemas meie kodulehel. Lisaks olen siis jõudnud tänu sellele, et ma töötan Eesti Vegan Seltsis, osaleda paaris üsna suures rahvusvahelises juhtimisprogrammis, mille fookuses on kestlik areng ja kestliku arengu eesmärkidest, mis on siis ÜRO kokku leppinud, ehk kuhu me peame aastaks 2030 jõudma, lähtub ka Eesti Vegan Seltsi praegune strateegia, mille me suvel avaldasime. Ja ma olen jõudnud esineda selle aja jooksul teles ja raadios ja kirjutada artikleid. Nii et jah, on olnud suur õppeperiood ja see, millest me täna räägime, on olnud minu jaoks üks suurimaid õppimisvõimalusi ja silmi avamaid kogemusi selle kohta, kuidas Eestis teaduse nimel siis koostatakse teatud dokumente, mis tegelikult mõjutavad nii rahva tervist kui meid kõiki kodanikena, aga siis täna keskendume sellele, kuidas need veganite elu mõjutavad. Kadri, äkki sa räägid nüüd endast ka natuke? Ja, et mina olen Kadri Aavik ja ma olen sotsioloog ja ma töötan TLÜs, et ma õpetan tudengeid ja juhendan uurimistööd ja siis teen ka teadustööd. Et muidu teadustöö siis tavaliselt on keskendunud peamiselt soo teemadele, aga just viimasel ajal on mind väga hakanud huvitama sellised uued uurimissuunad, et mis käsitlevad just nagu inimeste ja loomade vahelisi suhteid ühiskonnas ja veganlus ja sellised teemad, et selle raames tegelikult valmis ka siis üks selline põhjalikum analüüs just nendest toitumissoovitustest siis
läbi loomaõigusliku ja vegan perspektiivi. Et ma töötan siis Vegan Seltsis ajutiselt küll ja osakoormusega ja siis püüan siis seal rakendada oma siis selliseid teadmisi ja kogemusi sotsioloogina, et ma viin läbi uurimusi ja tegelen ka kujundustöödega, et see on ka mul selline taust, et olen ka seda õppinud. Siis ühe tegevusena, mida ma teen, et ma tahaks mainida Tallinnas toimuvat loomaõiguste konverentsi, mida ma olen siis korraldanud nüüd juba siis 4. aastat, et see tuleb 10. novembril Salme kultuurikeskuses ja ma kutsun teid osalema, et Facebookis on ka selle kohta infot. Ja siis veel nii palju, et ma olen vegan olnud üsna pikka aega, aastast 2005 juba siis ja ma olen siis ka Eesti vanima minule teadaolevalt vegan toidublogi veganmaailm.com autor. Jah, ja siis see, millest me täna räägime, see toitumissoovituste analüüs, et olen siis ka seda esitanud näiteks Luksemburgis. Seal toimub siis iga aasta selline rahvusvaheline loomaõiguste konverents ja siis ka eelmisel aastal Tallinna loomaõiguste konverentsil tuli see esitlusele ja olen sellest ka kirjutanud siis ajakirja Vegan suvenumbris. Ja siis see analüüs just ilmus ka ühes inglisekeelses raamatus, mille nimi on siis Animal Oppression and Capitalism ja selle viita sellele täpsele tekstile, sellele raamatule me siis paneme ka hiljem Facebooki üles, et keda huvitab, siis saab selle kohta rohkem infot. Ja Kadri, sa oled muidugi tagasihoidlik, aga tasub ju ka mainida, et kevadel viimase skandaali ajal Eesti Ekspress tituleeris sind ju ka veganite pealikuks, nii et selles mõttes. Jah, mäletan tõesti. Ma ei tahaks seda tiitlit küll kanda niimoodi, aga see juba on sul. Et tore siis pealikuga vestelda ja kuulata ka sinu esitlust põhjalikumalt, aga lähme edasi toitumissoovituste juurde. Ja ma räägiksin sellest natuke siis lähemalt, et mis asjad on riiklikud toitumissoovitused. Eesti riiklikud toitumissoovitused avaldati, selle lõplik versioon avaldati nüüd märtsis 2017 ja enne seda olid siis kättesaadavad tööversioonid, mida on ka Kadri kasutanud oma analüüsis, et seal on võrdlusmomendid praeguse ja lõpliku ja tööversioonide vahel üsna olulised. Toitumissoovitused on selline dokument, mida iga riik koostab oma elanikkonna jaoks ja nad võtavad arvesse siis tõenduspõhist teavet tervisliku toitumise kohta ja ühtlasi ka elanikkonna toitumisharjumusi. Ja Eesti soovitused võib leida terviseinfo.ee portaalist, kui te guugeldate. Need paneb kokku Tervise Arengu Instituut, mis töötab Sotsiaalministeeriumi haldusalas. Ja Tervise Arengu Instituut ehk siis lühidalt TAI näol on tegemist väga suure tervisevaldkonna teadus-, arendus- ja rakendusasutusega, kus töötab circa 170 inimest. Loomulikult see on asutus, mis tegeleb väga laia valdkonna küsimustega ja teeb seda kindlasti väga hästi. Toitumissoovituste koha pealt võib ehk küsida paar küsimust neilt. Taist siis osalevad toitumissoovitustes töörühmas 3 inimest ja need on Anneli Sammel ja Taglipitsi mittenakkushaiguste ennetamisosakonnast. Taglipitsi näol võib-olla on tuttava nimega tegemist, sest tema esineb üsna tihti avalikkuses ka ja ühtlasi osaleb Ehanurk seire ja hindamise osakonnast. Nüüd selleks, et saaksite päris täpselt aimu, kuidas toitumissoovitused ise kirjeldavad, millega tegemist on, siis ma tsiteeriksin seda. Ehk siis, et ma loeksin ette, kuidas on toitumissoovitustes defineeritud, millega on tegemist. Riiklikud soovitused on rahvusvahelised ja teaduspõhised. Rahvusvaheliste põhimõtete kohaselt peavad soovitused tuginema teadusuuringutele, kliinilised uuringud ja populatsiooni vaatlusuuringud.
Eestis on tehtud mitmeid kliinilisi uuringuid, kuid põhjalikud riiklikud soovitused vajavad ka teistes riikides tehtud ja kvaliteetsetes allikates avaldatud uuringute tulemuste arvesse võtmist. Klimaatiliselt, ühiskonnakorralduslikult ja söömisharjumuste poolest on Eestile sarnane võrdluspiirkond Põhjamaad. Ja see on oluline koht, lisan ma siia. Põhjamaade soovituste koostamine on olnud heale rahvusvahelisele praktikale tuginev läbipaistev, põhjendatud ja teaduspõhine protsess. Seetõttu on Eesti toitumissoovituste koostamisel põhialuseks võetud 2012. aasta Põhjamaade toitumissoovitused, arvestades aga ka Eesti kultuurilist ja sotsiaalmajanduslikku tausta. Eesti toitumise ja liikumissoovituste koostamisel on aga ka rohkesti analüüsitud EFSA, TSH, FAO ja Euroopa Liidu soovitusdokumente, mis põhinevad süsteemsetel ülevaadetel, mitte küsitluspõhistel üksikuuringutel. Soovituse koostamisel osalenud töörühm on laiapõhjaline, pädev ja representatiivne riiklike soovituste koostamiseks. Soovituste koostajate huvid on deklareeritud ning koostamisprotsess olnud avatud ja läbipaistev. Ja ma tulen kohe selle juurde, kes on osalenud soovituste koostamisprotsessis ja eriti selle punkti juurde, mida ma tahaksin kahtluse alla seada, ehk siis, et tegemist on olnud läbipaistva protsessiga. Aga veel ma tsiteeriksin toitumissoovitustest selle dokumendi mõju, mida ma võtan ka hiljem natukene rohkem lahti. Toitumis- ja toidusoovituste rakendamine sisaldab nii nende tutvustamist sidusrühmadele, õpetajad, õed, arstid, toidukäitlejad, toitlustajad ja paljud teised, kui ka elanikkonnale. Toitumissoovitused on aluseks institutsionaalset toitlustamist reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel. Soovitusi saab kasutada riiklike toitumisega seotud elukorraldusliku otsuste, toitumisalaste haridusprogrammide, õigusnormide ja tegevusprogrammide väljatöötamisel ning nende rakendamisel. Nii, nüüd ma olen päris pikalt tsiteerinud, kuidas toitumissoovitused ise ennast kirjeldavad ja ma loodan, et siit on juba aru saada, mida me ka tahame väita, et tegemist on tegelikult väga mõjuka dokumendiga. Ehk siis, et see, mis seal kirjas on, mõjutab päris kindlasti Eesti elanikke. Aga ma vaataksin või tooksin natukene tähelepanu alla ka toitumissoovituste koostamise töörühma ja need, kes on liikmed. Muideks see kõik on toitumissoovituste sissejuhatuses ka olemas ja kirjas, kui te soovite, saate selle dokumendile ette võtta ja täpsemalt järele vaadata. Tervise Arengu Instituuti ma juba mainisin, aga loomulikult osalevad väga laia ekspertiisiga inimesed seal erinevatest tervisega seotud asutustest, nagu näiteks või akadeemiast ka, et nagu näiteks Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikooli kliinikumist, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioonist, aga samuti ka Veterinaar- ja Toiduametist, Perearstide Seltsist, Sotsiaalministeeriumist ja nii edasi. Et liikmeid on 40 tükki. Ma tahaksin nimetada mõned nimed, kellega seoses veganlusega oleme kokku puutunud ja juhtida tähelepanu mõningatele probleemkohtadele. Esiteks organisatsioonidest peab ütlema, et Eesti toitumissoovituste laua taga erinevalt Põhjamaade soovitustest, kus on tehtud kindlaks, et tööstuse mõju ei jõua soovitustesse, siis Eesti soovituste koostamise juures istub ametlikult ka Eesti Toiduainetööstuse Liit. Ja võib arvata, et Toiduainetööstuse Liit teeb oma tööd hästi, kuid suure küsimuse tekitab, kas see töö, mida nad teevad, on rahva tervise ja ka ütleks üleilmselt kestliku arengu eesmärkidega kooskõlas. Kui võtta aluseks Põhjamaade soovitused, siis tuleks kindlasti ümber vaadata, kas Toiduainetööstuse Liit peaks olema seal laua taga või mitte.
seda tahan ka öelda, et kui Põhjamaade soovituste huvid on deklareeritud ja väga läbipaistvalt muideks kodulehel saadaval, siis Eesti toitumissoovituste töörühma liikmete deklaratsioonid pole avalikud ja Kadri, siia võib-olla sa tahtsid lisada midagi, et ma saan aru, et meil on, sest et see on toimunud enne seda, kui mina liitusin Eesti Vegan Seltsiga, aga et päris keeruline on olnud deklaratsioonide osas ka suhtlemine Taiga. Jah, et siin Vegan Seltsi esindajad siis esitasid päringuid Taile siis just nende deklaratsioonide kohta, et tegelikult ju huvide deklaratsioonid nagu see peaks olema selline dokument, mis siis võiks olla nagu avalikkusele kättesaadav, et siis inimesed saaksid hinnata nagu omalt poolt ka, et kas seal on mingit huvide konflikti tegelikult. Aga et neid siis ei avalikustatud, et meil ei ole nagu olnud võimalust tutvuda nende deklaratsioonidega tegelikult. Jah, aitäh sulle, et see on kindlasti ka problemaatiline. Tahan välja tuua toitumissoovituste töörühma liikmetest sellise inimese nagu Mihkel Silmer, kes on Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudist ja arstiteaduskonnast biokeemik, kelle nimi on laialt tuttav eestlastele, sest ta räägib tihti raadios ja televisioonis ja ühtlasi õpetab kõiki meie tulevasi arste selles väheses toitumisteaduses, mida nad saavad. Mihkel Silmeril on seos tööstusega ja tema nimel on mitu patenti, mis on seotud loomatööstusega ja mis on ühtlasi ka Tartu Ülikooliga seotud. Kes tahab lähemalt lugeda väikest, kuidas öelda, kriitikat või küsimärgi alla seadmist tema teadmiste kohta, võib guugeldada või leida Eesti Vegan Seltsi blogist üles artikli pealkirjaga Biokeemia professori teadmised taimetoidust luubi all. Mihkel Silmer, seal on juttu sellest, see oli vist veebruaris või kevadel igatahes Vikerraadio saates, kus Mihkel Silmer esitas valeinfot taimetoituse ja kohta mõne suurema organisatsiooni kohta ja ühtlasi jättis mainimata, et Helluse keefir, mida ta saates promob, on tema enda patendiga seotud. Veel tahaksin välja tuua töörühmast Maimaseri, kellega ma 3 raudses sellel kevadel vastamisi sattusin, mis oli minu esimesel ametlikul töönädalal, nii et see oli tore initsiatsioon veganlusse, istuda Eesti toitumisteaduste korüfee vastas ja rääkida veganlusest. Ja tema väited 3 raudses Põhjamaade lastearstide soovituste kohta ja Maailma Terviseorganisatsiooni seisukoha kohta punase ja töödeldud liha osas kahjuks ei ole samuti tõesed. Veel tahaksin tuua toitumissoovituste töörühma liikmena välja Ülle Einbergi Eesti Lastearstide Seltsist, kes osales meie korraldatud arvamusvesti arutelus ja selle üle me oleme väga tänulikud talle. See on väga tore, et on tekkinud vähemalt mingisugune dialoog. Kuid ma jääksin kriitiliseks Ülle Einbergi esitatud seisukohtade osas, mis puudutavad veganlust ja veganlust ka laste seas. Ja ühtlasi, kes tahab lugeda natukene lähemalt põhjuseid, miks ma jääksin kriitiliseks, võib otsida blogist üles artikli pealkirjaga Retsept Eesti Lastearstide Seltsile, kuidas vabastada Eesti veganperedest, mille ma kirjutasin mitte väga kaua aega tagasi. Ja ma tooksin välja toitumissoovituste töörühmade protokollist. 9. protokollis on võimalik näha, milline on tegevuskava ja kuidas plaanitakse toitumissoovitusi erinevatele sidusrühmadele tutvustada. Ja ma toon sealt lihtsalt välja mõned punktid, et oleks aru saada, kui ulatusliku ja mõjuka dokumendiga siis tegelikult tegemist on.
Seoses uute toitumissoovitustega on plaanis teha teavitustööd. Ja ühe punktina siis toitumisliikumis- ja toidusoovituste lühikokkuvõtet levitatakse paberväljaandel perearstikeskustele, ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi osutavatele tervishoiuteenuse osutajatele, hoolekandeasutustele, üldhariduskoolidele, kutsekoolidele, lasteaedadele ja raamatukogudele. Väljaannet on võimalus soetada ka raamatupoodidest. Toitumisliikumis- ja toidusoovituste soovitusi tutvustatakse erialaväljaannetes nagu Eesti arst, perearst, pereõde, Eesti õde, apteeker, õpetajate leht, Eesti Ekspress ja meditsiiniuudised ja muud taolised. Ühtlasi korraldatakse teabeüritusi, sealhulgas konverentsi ja eriomaseid teabeüritusi kitsamatele sihtrühmadele nagu patsientide ühingud, kohalike omavalitsuste töötajad ja terviseedendajad. Samuti teavitatakse rahvastikku tasakaalustatud toitumisest ja liikumisest, avaldades artikleid erinevates meediaväljaannetes ja hiljem ma toon ka ühe sellise näite ühest sellisest artiklist, mis on üsna põnev. Tehakse koolitusi näiteks tervishoiutöötajatele suunatud toitumist ja toitu käsitleva e-täiendõppe koolituste korraldamist pakutakse ja selle sihtgrupiks on perearstid, pereõed ja teised tervishoiutöötajad ja see e-õpe juba toimib, see on internetis üleval ja see on siis toitumissoovituste põhine, mis tähendab, et ka see käsitlus veganlusest, nagu on toitumissoovitustes, on juba õpetamisel meie arstidele ja tervishoiutöötajatele. Ühtlasi on plaanis toitumist käsitleva õpetajaraamatu kohandamine vastavalt muutunud soovitustele, koolitustele, circa 40 tükki aastas, korraldamine õpetajatele, sealhulgas inimeseõpetuse ja kodunduse õpetajad. Ja muidugi, mille juurde ma ka tagasi tulen, või õigemini, millest ma räägingi järgmiseks, toitumissoovitused on aluseks regulatsioonide kaasajastamisele, ehk siis, et plaanis on kehtivate toitlustust reguleerivate määruste kaasajastamine vastavalt uuendatud toitumise toidusoovitustele. See käib siis laevapere, vanglate, lasteasutuste, tervishoiu, hoolekandeasutuste kohta. Ja nüüd ma lähekski konkreetseks ja räägiksin siis sellest, et meil on alusdokument, mis on toitumissoovitused, millega kaasneb väga laia ulatuslik tegevuskava, mis hõlmab kogu avalikku sektorit ja ühtlasi on aluseks regulatsioonide kaasajastamisele. Hetkel on käimas rahvatervise seaduse uuendamine. Selle käigus vaadatakse üle need regulatsioonid, mis siis vajavad kaasajastamist ja mille aluseks toitumissoovitused võetakse. Hetkel puutub Eesti Vegan Selts kõige rohkem kokku tervisekaitsemäärusega, mis reguleerib toitlustamist haridusasutustes. See määrus on samamoodi uuendamisel. Selle kavandit ei ole me hetkel veel näinud, aga selle protsessi juures istuvad laua taga põhiliselt Terviseamet, Tervise Arengu Instituut, Maaeluministeerium ning lastearstide esindaja. Samuti me teame, et nõu on jaganud Sirje Vaask. Ja need on siis asutused, kes on tihedalt toitumissoovituste koostamisega seotud ja selle rakendamisega. Kuidas mõjutavad tervisekaitsenõuded toitlustamist haridusasutustes? Hetkel praegu kehtivas määruses on segamini nii toiduained kui toitained. See tähendab, et määrus näeb ette, kui palju tuleb tarbida konkreetseid toiduaineid, sealhulgas liha, kala ja muud loomset. Sellisel kujul ei ole see määrus veganitele kohaldatav. Seal on küll üks punkt, mis võimaldab usulistel või veendumuste tõttu teisiti toituvatel lastele toitlustamises teha muudatusi vastavalt lapsevanema soovile kooskõlas tervisekaitsenõuetega, mis on muidugi huvitav, sest see annab justkui võimaluse veganitele
siis kooskõlas nende veendumustega pakkuda toitu, kuid samal ajal nõuab see punkt, et kooskõlas oleks tervisekaitse nõuetega ja tervisekaitse nõuded sellisel kujul ei ole kohaldatavad veganitele. Praegusel hetkel on siis õhus olukord, millega me töötame. Ja nimelt kevadel inspekteeris Terviseamet, kes teeb järelevalvet toitlustamisele haridusasutustes ühte lasteaeda, kus pakuti mitme pere lapsele täistaimetoitu. Terviseamet tuvastas, et see toit, mida pakuti, ei vastanud kaloraažilt nõuetele. Aga selle asemel, et viia määrusega kooskõlla kaloraaž ja teha seda nii, et see oleks jätkuvalt veganitele sobib, tegi Terviseamet siis nõudmise, et taimetoidu pakkumine lõpetatakse ja edasi pakutakse toitu lähtuvalt tervisekaitse nõuetest. Nüüd sellest lähtuvalt astusime me Terviseametiga kontakti ja küsisime nendelt, kas nad vaataksid üle menüü, vegan menüü, kui me selle koostame ja selle toitainelise koostise, sest toitainete poolest, tähendab, mis on inimese tervisele vajalik, on teatud toitained, mitte toiduained. Terviseamet ütles, et nad võtavad menüü vastu ja küsivad teist arvamust selleks. Sellest järgmisel nädalal siis lahvatas viimane veganskandaal meedias, mis oli väga huvitav kogemus minu jaoks, sest see oli see, kus mina siis sain veganina Eesti Veganseltsis teatud ristsed. Aga samal ajal koostasime me vegan menüüd. Ja see vegan menüü on meil koostatud Tervise Arengu Instituudi Nutridata programmis, mis on väga hea programm muideks kasutamiseks, kui te soovite analüüsida enda toidukordade toitainelist koostist ja vaadata, kas te ikkagi toitute tervislikult. Nutridatas on ühtlasi üleval segamenüüd, lasteaedade segamenüüd, ehk siis oli väga hea võrdlusmoment 45 segamenüü toitainelise koostisega ja siis meie koostatud vegan menüüga. Nüüd selle analüüsi käigus selgus, et vegan menüü vastab paremini tervisekaitse nõuetele ja nõutud toitaine sisaldusele, kui seda teevad segamenüüd, ükski nendest. Nüüd sellest lähtuvalt siis oleme me Terviseametilt küsinud, kas on võimalik jätkata taimetoidu menüü pakkumisega. Paraku need arutelud täna veel ei ole jõudnud sobiva lahenduseni, hoolimata menüüst, mis on väga tervislik ja väga soovitatav kasutada lasteaias pakkumiseks. Kuna leitakse üks või teine põhjus selleks, et vältida vegantoidu pakkumist ja need põhjused loomulikult, neid peaks analüüsima laiemalt. Me oleme siiski jätkuvalt kontaktis Terviseametiga ja loodame, et ühel hetkel nad muudavad oma seisukohta, aga loomulikult nemad on lihtsalt rakendus või kontrolliüksus. Tegelikkuses on küsimus ikkagi toitumissoovitustes. Kui toitumissoovitus ütleb, ei kiida veganlust heaks, siis paraku oleme me suurema probleemi ees, et teised institutsioonid lihtsalt tegelevad nende ülesannetega, mis nendel on antud. Nii et me peaksime ikkagi vaatama, mida ütlevad toitumissoovitused veganluse kohta. Nii. Ehk siis ja praegu on siis see määrus, mis toidupakkumist lasteasutustes, haridusasutustes reguleerib ülevaatamisel ja me ei tea, mis või sinna kirjutatakse kavandisse või kuidas see kokku pannakse.
ning ma ütleks, et tegemist on üsna kriitilise olukorraga. Nüüd tuleb rõhutada, et enamikes lääneriikides, sealhulgas siis USAs, Kanadas, Suurbritannias, Austraalias ja Põhjamaade riiklikes toitumissoovitustes on tunnistatud veganlus sobivaks ja tervislikuks toitumiseks igas eluetapis, sealhulgas lastele. Soome soovitused, mis põhinevad Põhjamaade soovitustel, nagu väidetavalt Eesti omadki, annavad soovitusi, kuidas tagada tervislik vegan toitumine haridusasutustes. Ja Soomes on enamikes omavalitsustes võimalik saada lasteaedades tervislikku vegan toitu. Toitumissoovitusti hakatakse uuendama uuesti umbes 5 aasta pärast. Ja nagu ma ütlesin, ei ole praegu teada, millised uued määrused tulevad. Määrus kinnitatakse ministri allkirjaga ja see konkreetne valdkond käib tervise- ja tööministri haldusalasse ehk siis Jevgeni Ossinovski töövaldkonda. Ja uuendatud rahvatervise seadus koos määrustega peaks siis olema vastu võetud järgmise aasta alguses. Nii, aga ma arvan, et jah, sellega ma tahakski enda selle sissejuhatuse või ülevaate sellest, mis on toitumissoovitused, kuidas need meie elu mõjutavad, lõpetada ja võrdluseks tuua viimasena veel näite Portugalist, mis on üsna progressiivne ja vegansõbralik. Nimelt Portugalis on vastu võetud seadus, et avalikus sektoris peab kõikjal, kus pakutakse toitlustamist, kõikides asutustes peab olema võimalus saada vegan toitu. Ehk siis ma arvan, et meil on Eestis veel väga palju arenguruumi. Aga Kadri, sina saad nüüd üle võtta ja rääkida sellest, kuidas siis Eesti toitumissoovitused veganlust käsitlevad ja miks see on nii suur probleem, nagu see on? No ma natukene see, mis ma siin alguses räägin, võib-olla täiendab siis ka sinu juttu ja hakkub mõningate punktidega. Aga enne, kui ma lähen selle analüüsi juurde, siis nagu paar sõna selle kohta, et üldse see, kuidas ma seda analüüsi tegin, et see on ka hästi oluline, et nagu olla läbipaistev selles mõttes, et ka nagu oma selle disclaimeri nii-öelda siin esitada, et ka minu nagu võimalikud huvide konfliktid, eks ole, tuleks välja, et mina analüüsin seda materjali siis sotsioloogina, et ma rõhutan, ma ei ole toitumisteadlane hariduselt, et seda on nagu oluline teada. Aga et mis jääb minu kompetentsi, on siis tekstide uurimine, tekstide analüüsimine, et näiteks mida ma siis tegin, et ma vaatasin selle teksti siis näiteks argumentatsiooni, keelekasutust, erinevaid siis nagu kujutamise, esitamisviise, faktide esitamist. Mõningatel juhtudel nagu läksin ka sellise algallika juurde, et eks ole teaduslikes tekstides on päris palju viiteid ja ega ei ole ju inimeste tavaliselt aega siis minna ja kontrollida järgisi sealt algallikast, et kas see info siis on ikkagi õigesti esitatud, aga et mõningatel juhtudel ma siis tegin seda ka. Ja siis ka ma vaatasin, et millised on võib-olla võimalikud vastuolud siis selles argumentatsioonis seal. Ja need teemad siis, millele ma siis keskendusin seal analüüsis, et nad tegelikult osaliselt koorusid välja selle töö käigus jooksvalt, analüüsi käigus, aga alguses olid ka mõned teada, et näiteks mind väga huvitas, et kuidas veganlust kujutatakse selles dokumendis. Ja loomulikult ma võin ka siis ausalt öelda, et minu siis kogu lähenemine lähtub siis nagu sellisest vegan- ja loomaõiguslikust perspektiivist. Nii, et lihtsalt nagu seda alguseks siis konteksti ka nagu öelda. Ja enne kui ma lähen selle dokumendi enda sisu juurde, siis on tegelikult ka huvitav ja oluline vaadata siis ka, et kuidas seda siis esitati, seda dokumenti ka Tai poolt ja tegelikult ma vaatasingi siis sellega seoses ka paari siis pressiteadet nende kodulehel ja et see oli siis ka päris kõnekas, et mõningad asjad, mis ma sealt leidsin, et näiteks selge on see, et kui seda dokumenti vaadata, et siis kindlasti seda presenteeritakse kui väga tõsiteaduslikku allikat ja selge, sealt see siis tuleb välja siis sellest,
kuidas on kirjutatud, kuidas seal on viidatud, seal on akadeemiline stiil, et seetõttu ma siis ka käsitlesin ka siis seda kui mingit sellist teadustööd, mida nagu ka analüüsida. Aga üks asi, et kuidas siis seda nagu dokumenti presenteeriti, on ka hästi huvitav, et nagu tegelikult tuli sealt välja, et need toitumissoovitused siis on nagu üsna konteksti spetsiifilised. Et näiteks seal ühes pressiteates 14. juunil öeldi, et mida siis need toitumissoovitused, riiklikud toitumissoovitused peavad arvestama. Näiteks siis peaksid silmas pidama ajapiirides muutuvat regionaalse paiknevuse, traditsioonide, reaalse toitude olemasolu, kodumaise suur- ja väiketootmise, varustamise, kättesaadavuse, tarbimismustri ning liikumisharrastuse spektrit, eks ole, et kõik sellised tegurid, mis on seal nimetatud, et see ei ole sugugi nii, et on siis nagu mingid üldteada nagu faktid, mis kehtivad alati siis toitumise kohta igal pool, et ainult siis neid oleks arvestatud, et kohe on näha, et tegelikult seda on nagu laiendatud siin, et on muud tegurid ka. Aga mis on nüüd kurioosne, on see, et tegelikult meil on üsna võimatu lugejana nagu hinnata, kui need soovitusi koostati, siis et mil määral ja kuidas ja millises kombinatsioonis siis on neid nimetatud, siis neid tegureid arvesse võetud või kuidas nad siis neid toitumissoovitusi tegelikult vormivad ja mõjutavad. Ja tegelikult oleks seda päris oluline teada ju, ma leian. Ja välismaa teistest toitumissoovitustest ja me teame, et üheks teguriks, mida arvesse võetakse, on toitumise mõju kliimale ja kliimamuutustele ja keskkonnale. Et ma saan aru, et seda sa veel puudutad natuke, kuidas Eesti soovitustes seda on käsitletud, aga nii mõnedki soovitused sellest lähtuvalt ka rõhutavad näiteks liha tarbimise vähendamist ja nii edasi. Jah, et seda ma natuke puudutan hiljem, et tõepoolest, et mind huvitas ka see, et kuidas siis nagu need toitumissoovitused, et kuidas need siis on paigutatud nii-öelda globaalsesse konteksti ka ja just nagu jätkusuutlikkuse aspekt, et tegelikult see on ju kohutavalt oluline. Nii, ja seda me rääkisime ka, et need tööstuse esindajad, et kui meil siin arvamusfestivalil käis üks Soome siis väga tuntud toitumisteadlane, siis ka tema tegelikult avaldas imestust selle üle, et meil on siis tööstuse esindajad siis seal soovituste koostamisel, et ütles, et Soomes küll ei ole nagu aktsepteeritav tegelikult. Ja viimane asi veel, et enne kui ma siin päris sisu juurde lähen, et ka üks pressiteade, mis ilmus seal nagu Tai kodulehel siis enne veel, kui ilmus siis lõplik versioon nendest soovitustest. Et siis selline huvitav, ma loen selle ette 2 lauset, et mida siis nagu Tai ütles selle tagasiside kohta, mis nad said inimestelt ja erinevatelt huvigruppidelt siis soovituste kohta. Nii, oleme saanud positiivseid sõnumeid mitmetelt käsitletud temaatikatest pädevatelt arstidelt ja erialateadlastelt ning ettepanekuid, kus soovitatakse mõnda kohta selgemalt väljendada. Aga oleme saanud ka ultimatiivseid nõudmisi sisse viia sõnumi saatnud autorile ainsa ja absoluutse tõena näiv käsitlus, uuring või sõnumi saatjaga seotud internetilehekülje suhtles kasulikku informatsiooni. See lause on natuke imelikult, aga ma arvan, et mõte nagu tuli esile. Ja siin olen ma päris kindel, et siin on viidatud siis nagu Vegan Seltsi esindajatele, kes siis ka saatsid kirju ja täpsustusettepanekuid ja küsimusi täpsemalt siis, et ja see on huvitav, et kuidas siis need esimeses lauses on siis esitatud, et siis on mingid siuksed väga kompetentsed ja usaldusväärsed ja mingid objektiivsed eksperdid ja versus siis mingi siuke erapoolik ja väga ähvardav nagu saatja, kes siis tundub siis tegutseb avalike huvide vastu ja selge on siis see, et Vegan Seltsi nagu siin ei ole arvestatud kui sellise olulise osapoolena, keda nagu tuleks kaasata siis toitumissoovituste koostamisse. See on siis selle esituse kohta. Aga ma siis läheks nüüd selle sisu juurde ja mul on siin erinevad nagu teemad, et esimesena ma tahaksin peatuda sellele, et kuidas siis üldse nagu liha- ja piimatoodete söömisest räägiti seal kohta. Aga ma siis läheks nüüd selle, et seal siis põhimõtteliselt tuleb välja, et liha- ja piimatooted on inimesele vältimatult vajalikud. Et see on siis see sõnum, millega ma saan kokku võtta selle. Ja üks siis väga kurioosne selline info, fakt, soovitus, mis on esitatud seal, siis kõlab selliselt, et
lastel ja noorukitel võiks soovituslikult kuni 75% kogu saadavast valkude kogusest tulla loomset päritolu kõrge bioväärtusega valkudest ja täiskasvanutel kuni 60%. Ja siis on ka lisatud lause, et soovitus tuleb viimastel aastatel selgelt esile toodud soovitustest kasutada kõrgema bioväärtusega valke. Ja siis on seal ka 4 viidet siis allikatele, et kus see info siis väidetavalt pärineb. Nüüd kõigepealt ma tahaks, mis on kurioosne, mida ma tahaks nagu esile tuua, et see erinevus selle siis tööversiooniga, siis selle toitumissoovituste tööversiooniga, kus oli täpselt sama lause nagu ühe erinevusega, mis muudab selle soovituse tähenduse hoopis teiseks. Nimelt oli seal tööversioonis, et sõna kuni oli, selle asemel oli siis vähemalt, eks ole, et siis lastel ja noorukitel võiks siis vähemalt 75% kogu sellest valkude kogusest olla loomne. Nii. Ja nüüd on siis muudetud siin kuniks, et see on hoopis erinev, et see on nagu totaalselt erinev. Näiteks see kuni võib tähendada ka 0 iseenesest, on ju. Ja huvitav on siis ka see, et ikkagi need viited on jäänud nagu samaks, ja mida siis kasutati, et siin on nagu, et tundub, et need dokumendid ei saa väita mõlemat, eks ole, et see ei tundu nagu loogiline. Ja seal siis oli 4 allikat, et siis see on siis ÜRO toidu- ja põllumajandus. Siis on see Euroopa Toiduohutusamet, USA siis Teaduste Akadeemia ja siis on Euroopa siis, ütleme, kuidas ma ütlen, hästi pikk organisatsiooni nimi, aga siis selline osteoporoosi nagu organisatsioon, kes siis tegeleb selle haigusega. Ja siis jäetakse mulje, et see soovitus tegelikult tuleb siis nendest nagu nende väga prominentsete organisatsioonide siis arvamustest ja teadustööst äkki. Ja see just ongi koht, et kus on tegelikult oluline minna nagu vaadata siis nende algallikate juurde. Ja tegelikult siis, kui vaadata, teha need dokumendid lahti, siis mitte ükski nendest viidatud dokumentidest ei sisalda soovitust taimse ja loomse valgu vahekorra kohta toitumises. Mitte ükski nendest. Esimesed 3 nendest dokumentidest üldse ei mainigi vajadust tarbida loomset valku. Ja viimane ütleb, et piimatooted on vajalikud nagu terve lihaskonna ja luustiku terviseks. Aga üks siis selle viimase dokumendi rahastajate hulgas on siis Danone, kes on siis suur Euroopa piimatootja. Me ei saa hinnata, et kui suur see nende osa oli, kuidas nad täpselt rahastasid, aga lihtsalt see on nagu mainitud, et seal. Aga ühesõnaga, et kõige olulisem on see, et need dokumendid tegelikult ei ütle seda, nagu ei täpsusta siis seda proportsiooni, et kui suur osa valkudest peaks tulema loomsest. Et tegelikult siin see point on, et need järeldused, mis on tehtud siis selles Eesti toitumissoovitustes, et need ei pärine nendest viidatud allikatest ja siis need allikad tegelikult on kasutatud siis täitsa lugejaid eksitaval viisil. Et Kadri, kas sa tahtsid täiendada, et ma saan aru, et sul on olnud siis kirjavahetus selle Euroopa Toiduohutusametiga ja sa said sealt siis ühe vastuse. Et kui sa äkki tutvustad siin seda? Ja, ma katsusin ka saada otse siis allikat kommentaari selle kohta, et nendel on viidatud kui allikale selles problemaatilises väites ja mis on EFSA siis ehk Euroopa Toiduohutusameti seisukoht või hinnang sellele. Ja ma sain vastuse neilt 28. aprillil. Ma küsisin, kas nad võiksid kommenteerida ja kas EFSA nõustub, et tervislik valgutarbimine peab sisaldama loomseid allikaid ja EFSA vastus oli järgnev. EFSA ei anna soovitusi selle kohta, millises vahekorras tuleb tarbida loomseid või taimseid valke ega erista päevase keskmise soovitusliku valgutarbimise taseme seadmisel toitumisharjumisi või toiduallikaid ja EFSA seatud soovituslik tase sobib nii segatoidulistele kui taimetoitlastele. Ehk siis, et ei saa kuidagi väita, et see 75% tuleks kuidagi EFSA-t. Lisaks ma tahtsin öelda huvitava mõtte või ütleme sellise statistika, mille Florian meie seltsist, kes on meie toitumistekstide autor ja teeb fantastilist tööd, on välja toonud. Nimelt siis
FAO andmetel, kellele on ju ka viidatud FAO 2013. aasta statistika andmeil, ei olnud maailmas ühtegi riiki ega erihalduspiirkonda, kus loomsed valgud oleksid moodustanud valkudest, mis on saada üle 75%. Ehk siis, et see on kommentaariks sellele tööversioonis toodud rohkem kui 75% nõudele, aga ma tulen selle juurde tagasi, miks see oluline on, et see tööversioonis oli üle 75%. Ja Floor on veel arvutanud, et vaid umbes 6% riikidest jäi loomsete valkude osa koguvalkudest üle 65% ning vaid umbes 15% üle 60%. Ehk siis see oli Eesti soovitustes täiskasvanutele seatud protsendiks. Nii et põhimõtteliselt oli eelnevalt siis Tai soovitus lastele saada loomsetest valkudest suurem protsent, kui see on üheski teises maailma riigis keskmiselt. Nüüd, miks see oluline on jätkuvalt ja nagu sa ütlesid ju tegelikult see, kuigi allikas on sama, siis millegipärast on see 75% muutunud kuniks, siis oluline on see, et praeguses suhtluses Terviseametiga on Vegan veel nüüd kommenteerinud ka Eesti Lastearstide Seltsist Ülle Einberg ja oma kirjas, mis on Terviseametile, mida on meiega jagatud, kasutab ta jätkuvalt argumendiga, et üle 75% valkudest peab olema loomset päritolu. Ehk siis, et see tööversiooni valgumäär on jätkuvalt käibel ja sellest ma ei tea siis, kes seda peaks kontrollima, kui Ülle Einberg seda kirjutab jätkuvalt Terviseametile, siis kelle vastutuses on see, et kontrollida, mis see tegelikult allikas on. Et antud hetkel siis tahaks sellele lihtsalt tähelepanu juhtida. See on väga hea, minu meelest värskendav selline info, mis sinna just see maailma nagu globaalsesse perspektiivi asetamine ja siis see, et tegelikult see üle 75% või see kuni, et see on täiesti nagu pretsedenditu tegelikult soovitus, et tõesti kuskil ei ole seda niimoodi, et seda on hea teada, jah. Aga ma tahaksin minna nagu järgmise punkti juurde, mis on tegelikult seotud selle esimesega, et kus siis ma rääkisin sellest, et liha ja piimatooted, et neid on siis meil kindlasti vaja tarbida. Ja see teine siis punkt, ma võtaks selle kokku siis selliste märksõnadega nagu loomse valgu ülistamine. Et mul on siin ka näited selle kohta. Et üks koht siis, et kus siis seda ülistati, et kasutati korduvalt siis sellist terminit nagu asendamatud aminohapped ja seda siis kasutati kui räägiti loomsest valgust. Et näiteks on seal siis sellised laused nagu lehekülg 337, et piimavalgud sisaldavad kõiki inimorganismi jaoks asendamatuid aminohappeid. Lehekülg 342 on öeldud, et munad sisaldavad hästi omastuvaid valke, sulgudes sealhulgas asendamatuid aminohappeid, rasvu, vitamiine ja mineraalained. Et siis tegelikult siis on need sellised väited siin, et me saame nagu, antakse mõista, et me saame siis ainult loomsest toidust, ainult loomsetest valkudest neid asendamatud aminohappeid ja et taimsed siis valgud on toitumuslikud, väheväärtuslikud tegelikult. Nüüd, et see väide siis, et taimsest toidust ei saa asendamatud aminohappeid, see on ammu ümber lükatud, et seda siis on teinud Ameerika dietoloogia assotsiatsioon, et ma võib-olla tõlgin siin valesti, aga jah, et seda nad on ümber lükanud, et siis 1996. aastal ja siis ka 2009. aastal on avaldanud nad siis selle kohta arvamuse ja siis jällegi, ma ei tea, kuidas eesti keeles see Physicians Committee for Responsible Medicine, et nemad on siis ka nagu öelnud, et see ei ole vajalik, isegi ei ole vaja siis nagu väga hoolikalt kombineerida ja mõelda läbi, et taimsed toidud oleksid õigesti niimoodi kombineeritud, et siis saab kätte need aminohappeid. Aga ühesõnaga... Täpsustan siia need nimed siis lihtsalt nendele, kes armastavad tähte närida, nagu meie omavahelgi armastame siin ja praegugi teeme kohati, et me räägime siis Academy of Nutrition and Dietetics on inglise keeles see suurim toitumisteadlasi ühendav organisatsioon, kes on kinnitanud, et
ka taimetoidust saab kätte väga kenasti kõik asendamatud aminohapped ja eesti keeles siis võiks seda kutsuda toitumise ja dietoloogia akadeemiaks. Jah, just, et nii on õigem tõesti. Aga ja siis, mis on nagu, ma näen siin, et see asendamatud aminohapped, et see on ka, mida nagu meedias ka, kui on mingi artikkel veganluse kohta, et siis kindlasti see on seal sees, ma võin täitsa nagu pea anda, et see on selline teadusžargoon, et selline teadusest pärit nagu mõiste, aga tegelikult nii-öelda tavainimene nagu ei tea üldse hästi, et mis see siis tegelikult on, aga see ju kõlab nagu väga tõsiselt ja kõlab väga teaduslikult, ja muidugi inimestele, kui öelda, et oi, et see toit, et mida te sööte, et seal ei ole kõiki inimkeha jaoks vajalikke asendamatud aminohapped, et see kõlab ju väga-väga tõsiselt. Et jah, et siis kuidagi on kasutatud ära siin seda, et see on selline natuke hägune mõiste inimeste jaoks, aga nad on jah, hästi palju siin toitumissoovitusteks seda kasutanud. Ühesõnaga, mis siis nagu tehakse on, et läbivalt ülistatakse liha- ja piimatooteid, aga et valdavalt siis on välja toomata jäänud siis nende negatiivsed mõjud tervisele, et need on siis sellised tõendid, mis tegelikult on olemas, need on siis süstemaatiliselt välja jäetud või kuulutatud ebaveenvaks ka siin mõnel juhul nendes soovitustes. Ja näiteks on hästi oluline siis Maailma Tervishoiuorganisatsiooni siis raport 2015. aastal avaldatud, mis siis seob punasel ja töödeldud liha tarbimise vähiga, et sellele üldsegi ei ole tegelikult viidet. Jah, ja see on ju, ja mitte ainult ei seo vähiga, vaid ütleb ka otseselt Maailma Tervise, WHO ütleb otseselt, et töödeldud liha on esimese astme kantserogeen, sama suur kantserogeen, kui seda on tubakas ja asbest. Ja huvitav on see, et ma lihtsalt nimetan nüüd uuesti paar nime, et pilt nagu jah, et tekiks nagu parem arusaamine, et kolmeraudses ju tõin ma selle ühe näitena kevadel ja toitumissoovituste töörühma liige Mai Maser väitis, et WHO on selle tagasi võtnud selle seisukoha, mis ei ole tõsi. Ja huvitav on selles valguses, et meie oleme ju samuti ÜRO liikmed ja me peaksime seda infot inimestele, kui mitte jagama, siis vähemalt teadma ja sellest lähtuvalt käituma. Aga siin on huvitav välja tuua Tervise Arengu Instituudi kampaania, mis septembris jooksis kogu köögiviljad korvi. Võib-olla nägite, mina nägin ka poes toodud rohkem tähelepanu köögiviljadele, mis iseenesest on väga tänuväärne, sest et see on laialt teada, et eestlased söövad liiga vähe köögivilju ja sellest tekib palju terviseprobleeme. Kuid paraku selle kampaania raames on väga problemaatiline, et Tervise Arengu Instituut jagab infot ja retsepte. Konkreetselt siis oli Postimehes artikkel õhtusöögi retseptid, lihtsad ja maitsvad nipid, kuidas rohkem köögivilju süüa, kus see oli avaldatud Taglipitsi nimel siis või viidates temale, kus ta jagas retsepte, kuidas paremini köögivilju süüa ja kõik need 3 retsepti siis sisaldasid liha, sealjuures siis punast liha ja üks oli peekoniga, mis on põhimõtteliselt WHO hinnangul punane liha on suure tõenäosusega vähki tekitav ja peekon esimese astme kantserogeen, et põhimõtteliselt on tegemist minu silmis umbes samasuguse soovitusega, et kui sa jood viinakoksi, siis ära joo kokaga, vaid joo mahlaga, et saad natukene puuvilja ka peale, et see on hästi kummaline soovitus Tervise Arengu Instituudi poolt. Aga nii hetkel need soovituste levitamine käib, aga jah. Jah, see on ka hea tähelepanek. Aga ma läheks nüüd edasi, et üks huvitav asi veel, et mida ma võtaks siis kokku, et põhimõtteliselt mulle tundub, et väidetakse ikkagi, et liha- ja piimatoodete tarbimine on jätkusuutlik, mis tekitab mulle päris suuri küsimusi. Et näiteks seal on küll siis toitumissoovituses selline üsna napp osa, et kus siis on tegelikult
räägitud toitu siis loomade intensiivpidamisest tekkinud keskkonnakahjust. Pigem on seda lihtsalt mainitud. Nii, aga siis on tegelikult lisatud juurde selline väide lehekülg 331, et kui arvesse võtta kõik toidu tootmiseks kulutatud ressursid ja panna need vastavusse toidu toitainete tiheduse ja mitmekesisusega, ei ole loomse päritolu toote, sulgudes kala, liha, piimatooted, tegelik summaarne väljund palju kulurikkam. Nii, et tegelikult siis üritatakse ikkagi jätta mulje, et tegelikult kuna me saame nendest liha- ja piimatoodetest siis nii palju olulisi toitaineid, et siis tegelikult see tasub ennast ära ja et see keskkonnakahju, et mis siis, et see nagu seda tekitame, aga et ikkagi peaksime nende toodete tarbimist jätkama. Et näiteks ühele uurimusele on siis ka viidatud selle väite kinnitamiseks ja see on muide selline uurimus, et mida siis on kasutanud ka oma siis ütleme tegevuse promomiseks USA munatootjate siis ühing tegelikult, et sealt nad siis ka leidsid oma siis tegevusele siis kinnitust. Ja seal uurimuses on üks selline probleem, et näiteks seal käsitleti ainult siis külmutatud juur- ja puuvilju ja näiteks pähkled ja kaunvilju üldse ei arvestatud, et mis on siis väga nagu valgurikkad ja ei käsitletud ka veekulu näiteks ja seal siis oli selline oluline probleem, et kõige madalama valgusisaldusega taimseid tooteid võrreldi siis väga suure valgusisaldusega loomsete toodetega. Et kohe nagu selge probleem. Ja tegelikult nüüd nendest Eesti toitumissoovitustest siis lõppkokkuvõttes on üsna kitsas arusaam jätkusuutlikkusest esitatud, et tegelikult ikkagi peetakse paratamatuks seda, et loomakasvatusel me peame siis, et on negatiivsed mõjud, aga et elame sellega, et midagi ei olegi teha tegelikult paratamatu. Ja selge on see, et muidugi sellisest seisukohast siis saavad oma ärihuvidele tuge ja kinnitust just siis loomatööstuse esindajad. Ja mis on siis see probleem ka, et kuidagi ei ole seda globaalset perspektiivi, et me lõikame tegelikult ennast ära nagu muudest teistest riikidest, teistest maailma piirkondadest, et tegelikult me oleme kõik nagu seotud. Me teame ju näiteks, et Euroopa loomade jaoks ei ole siin piisavalt maad, et suur osa sellest söödast kasvatatakse arengumaades, eks ole. Et see on ju minu arust kohutavalt oluline nagu jätkusuutlikkuse probleem, ja üldsegi ebavõrdsuse küsimus ka, et tegelikult kõik see nagu on jäetud ära, ja selles mõttes ei ole siin sellised jätkusuutlikkuse nagu püüdlusi. Vot, et sellest siis nii palju, aga nüüd ma läheks sellise järgmise teema juurde, mis võib-olla on kõik siin paljudele vaatajatele üks huvitavamaid ja olulisemaid, et see siis puudutab veganluse kujutamist nendes toitumisssoovitustes. Ja ma pean ütlema, ka minu jaoks oli see hästi põnev selle analüüsi tegemine. Ja siis ma räägin siis sellest, et kuidas räägiti siis taimsest toitumisest nendes soovitustes ja ka sellest me lõpuks tuleme nagu ka tagasi, et millised on siis selle kujutlusviisi nagu võimalikud tagajärjed Eesti veganitele, veganluse arengule. Et üldiselt siis on lehekülje 25 siis öeldud, et soovitused ei pea silmas pidama üksikisikute või üksikute gruppide isiklikke eelistusi, suhtumisi, hoiakuid ja maitse-eelistusi. Eesti toitumissoovitused ei käsitle enese piiratud toitumise detaile. Et väga-väga kõnekas siis lause, ja siin kohe siis võib nagu veganina ennast ära tunda, ja selgubki tegelikult, et kui hakata nagu vaatama siis, et kuidas seda enesepiiratud toitumist siis on defineeritud ja mis selle alla on siis nagu pandud, et tegelikult suuresti nad on vaikimisi mõelnud siis taimetoitlust ja veganlust tegelikult. Aga et vaatame siis, et kuidas seda enesepiiratud toitumist siis defineeritakse selles dokumendis. See on siis, mul puudub siin lehekülje number, aga ma usun, et te leiate üles, et kui te otsite sealt dokumendist, et see on siis usulistest, veendumuslikust või muust põhjusest tulenev toitumispiirang. See on sulgudes näiteks meditsiiniliselt põhjendatud gluteenivaba dieet ja taimetoitlus ja nii edasi. Et taimetoitlus on juba siis mainitud ka siin. Ja siis edasi läheb see nii, et mis pikemaajalisel kasutamisel võib kaasa tuua mõne toitaine puuduse organismis või muid terviseriske. Nii, et siis on selle tsitaadi lõpp. Et siit me siis näeme,
eks ole, taimetoitlus on enesepiiratud toitumine ja paratamatult siis selgub siis, et selle siis ükskõik millise enesepiiratud toitumise lahutamatu osa on siis mingi toitainete puudus. Et siis veganitena me siis saame teada siit tegelikult, et me toitume valesti ja meil on väga suur tõenäosus, et meil on organismis mingite ainete nagu puudused, meid ähvardavad terviserikked tegelikult. Ja siis seal on kohe terve peatükk number 5, et kus siis on see räägitud laiemalt enesepiiratud toitumisest ja see on siis just koostatud selliselt, et mõeldud on veganlust ja vegetaarlust. Ja ma tahaksin sellele mõistel natuke peatuda, et rääkida sellest, et miks see on problemaatiline, see mõiste enesepiiratud toitumine. Ma ütleks ka seda, et see on täiesti pretsedenditu jällegi maailma kontekstis, et me ei ole tuvastanud üheski teises siis riiklikus toitumissoovituste dokumendis siis sellist mõistet tegelikult. Nüüd üks asi, mis ma tahaksin öelda, et kui nüüd siis veganlusest räägitakse selliselt, et enesepiiratud toitumisena, et need on siis ainult siis enesepiiratud toitumine või siis veganlus, et ta on siis kellegi nagu eelistus või maitse-eelistus või hoiak või nii, et mingi isiklik eelistus, et siis tegelikult me taandame nagu toitumise sellise isikliku valiku tasandile ja me lahutame selle siis igasugusest sellisest poliitilisest kontekstist. Aga tegelikult ei ole muidugi ükski toidupraktika puhtalt isiklik, et siin alati on ta ka poliitiline, et on selge, et veganitena teame seda, et sellel, mida me sööme, on siis väga otsesed tagajärjed teiste olendite elule, samuti siis keskkondlikule ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Et veganlus siis ütleme näib nagu välja selline ideoloogia või isiklik valik, sellepärast, et ta erineb siis sellisest peavoolu vaatepunktist. Ja teiseks siis see enesepiiratud toitumine ka, et sellel on selline üsna negatiivne nagu varjund küljes, eks ole, et tegelikult see annab mõista, et nagu tegemist on mingi toitumishäirega või see on midagi patoloogilist, on ju. Aga et kui me veganitena siis mõtleme selle peale, et me oleme teinud otsuse siis lõpetada sellist tundevõimeliste olendite söömine ja me ei tahaks tegelikult sellest mõelda kui toitumishäirest. Ja samuti siis see annab mõista nagu see sõna enesepiiratud siis, et me piiname kuidagi ennast, piirame asjatult, eks ole. Ja jääb mulje nagu, tegelikult see ei peegelda nagu selle meie toidulaua väga suurt rikkalikkust, et jääb mulje nagu oleks väga ühekülgne toitumine. Ja muidugi siit vaatepunkt, et siit on näha siis, et tegelikult ei olda kursis nagu veganluse väga rikkalike võimalustega, et kui siis arvatakse, et on selline siis väga piiratud. Et tõesti, et kui mõelda sellise tüüpilise omnivoori menüü peale, et kui ta siis jätab välja siis liha- ja piimatooteid, et siis alles tegelikult jäävad võib-olla siis ongi tuntud juurviljad nagu kartulid, porgandid, võib-olla kapsas ja võib-olla mingid garneeringud tegelikult, et see nagu tõepoolest siis see menüü näeb selline välja. Ja muidugi siis ka see, et kui nüüd grupeerida nagu kokku, et enesepiiratud toitumine, et siis neid toitumisviise, mis sinna lähevad, võib ju tegelikult olla igasuguseid, et siin võivad olla hoopis erinevad motivatsioonid, et näiteks mis üldsegi ei pruugi olla sellised, näiteks seal on mingid kaalulangetuse eesmärgid või näiteks mõni sööb siis ainult friikartuleid või Coca-Colat, toitub ainult kiirtoidust ja siis seda võiks ka tegelikult nimetada enesepiiratud toitumiseks. Et see küsimus jääb õhku, et mis see siis on ja kuidas seda ikka defineerida. Ja siis ka ma arvan, et see enesepiiratud toitumine, et siis selle nagu mõiste kasutamine, et see on selline üleolev hoiak ka ja eriti kui seal on öeldud, siis, et toitumissoovitused nagu ei pea arvestama siis nende enesepiiratud toitujate siis nagu eelistusi või et sealt see on siis selline arrogantsus, et eks ole, et meie kui siis loomsest kraamist nagu loobujad, et meid nähakse kui siis, et enese tervisega riskijaid, et asjatu risk, eks ole, ja me tegelikult ei väärigi siis mingid nõuandeid nagu siit ilmneb. Sellest on kahju, et see on siis niimoodi esitatud. Ja nagu siin oli juttu juba ka, et tegelikult need meie toitumissoovitused siis, ja seal on ka deklareeritud, et eks ole põhinevad nagu Põhjamaade toitumissoovitustel
ja jällegi tegime siis sellise võrdluse, et noh, kuidas siis on esitatud Põhjamaade toitumissoovitustes veganlust ja siis seal on tegelikult ka, siis seal on esitatud niimoodi, et on toodud välja siis vegan taimetoitluse, siis võimalikud eelised ja ka puudused ja on ka siis soovitused, et kuidas tulla toime nende kitsaskohtadega. Aga mis on siis hästi kurioosne, on, et Eesti toitumissoovitustes on siis just pea üks-ühele võetud üle siis see info just nende taimse toitumise nagu negatiivsete külgede kohta, siis nendest Põhjamaade soovitustest, aga et on jäetud ära süstemaatiliselt siis kõik see positiivne, eks ole. Et siin on nagu selge jällegi selline erapoolikus või juba teatud eelsuhtumine nagu taimetoitlusesse. Tuleb ju veel lisada, et Mikael Fogelholm, kes siis Arvamusfestivalil käis ja on Põhjamaade ja Soome toitumissoovituste töörühma liige, tõstis ju veganlust vastupidiselt esile kui väga head võimalust ja tervislikku võimalust, mis on kasulik keskkonnale ja laiemalt, et mida selle tõttu võiks soovitada inimestele, et see suhtumine on hoopis risti vastupidi. Jah, just. Ja ühesõnaga selgub siis ka, et veganlus on siis midagi irratsionaalset ja see on niisugune ekstreemne ja ohtlik isiklik valik, on ju. Ja siin on ka tehtud võrdlus siis toitumissoovitustes lehekülg 268, et nagu loomsete toodete ärajätmist menüüs võrreldakse kõigi taimsete saaduste elimineerimisega, et nagu on jäetud mulje, et see oleks nagu põhimõtteliselt sama asi, ja öeldakse siis, et tulemuseks on ühekülgne toitumine ja öeldakse siis, et selliseid muutusi võivad inimesed teha, aga see on nende enda vastutusel. Ja mis on nagu veel selline kurioosne, et siis selles samas, ma räägin ikka sellest enesepiiratud toitumise peatükist, et see on siis nagu mitmed toitained, mida on nimetatud, et seal on siis mõned vitamiinid, mineraalid, valgud ja nii, mille puhul siis väidetakse, et inimene omastab neid kõige paremini just siis loomsetest toodetest, et seal on siis öeldud, et need on siis kõrge bioväärtusega valgud, lehekülg 268 ja siis on seal ka siis mõningaid soovitusi, et mõningate nende toitainete kohta, et näiteks öeldud, et loomsete toodete mittetarbimise korral, et võiks võtta toidulisandid, et näiteks seal on B12 mainitud või siis tarbida rikastatud toiduained, et näiteks soja ja riisipiim, mida on mainitud, või süüa rohkem teatud taimseid saadusi. Et see on nagu hea, et seal on mõned siis sellised alternatiivid, et mida siis teha, eks. Aga mõningatel juhtudel siis mõne toitaine kohta tegelikult puuduvad üldse sellised selgitused, et mida siis teha, et kui siis neid loomsaid tooted ei söö. Et näiteks siis ongi näiteks väide just raua puhul näiteks, et seda ongi võimalik saada ainult loomsest toidust. Et lehekülg 269 on öeldud siis, et väga kergesti ja piisavalt hästi kättesaadav rauaallikaks on loomsed päritolu toidud ja siis on sulgudes näiteks liha, veretooted, on ju. Et kui nüüd vegan seda loeb, et kuidas siis peaks suhtuma. Ja siis on seal kirjas veel, et osades taimset päritolu toitudes on koguseliselt ka suhteliselt palju rauda, kuid sealt raua imendumine on oluliselt tagasihoidlikum, mistõttu peaksid söödavad kogused olema palju suuremad, mis aga võib tekitada düsbalanssi mõnede teiste mikrotoitainete imendumisel. No, et selgub, et tegelikult ei olegi siis head lahendust taimsel toitujal, et kuidas siis sellega toime tulla. Ja näiteks oleks võinud siin nimetada selliseid väga häid taimseid rauaallikaid, et näiteks sojauad, läätsed, spinat, melassisiirup, eks ole. Aga seda ei ole tehtud. Ja veganid siis saavadki siit teada, et nende toit tegelikult on puudulik selliste kvalitatiivsete valkude osas. Võib-olla see on see koht, kus ma saan jälle lisada isiklikust perspektiivist, et kui ma veganlusega alustasin eelmine aasta, siis ma tegin rauatesti, vaatasin veres, mis mu rauasisaldus on arsti juures ja ma tegin seda uuesti nüüd aasta hiljem sellel kevadel. Ja selle aja jooksul selgus, et mu rauavarude olukord on paranenud, olles vegan võrreldes eelneva ajaga, nii et see on väga huvitav jah, mõelda, et mis ja kuidas on toidu siis efekt ja toitainete efekt kehas. Ja minul näiteks on see vist pärilik kuidagi ka, et on hästi kõrge hemoglobiin alati olnud ja mul on arst nagu öelnud, et see on täitsa ülemise piiri lähedal, nii et see ei tõesti, veganid on ka erinevad ja et on väga häid vegan nagu siis toite, et kust saame siis ikkagi raua kätte.
ma tahaksin nüüd selles enesepiiratud toitumise lõpuks lugeda ette veel ühe tsitaadi ja seda natuke kommenteerida. Ja siis enne kui ma lähen põhimõtteliselt varsti juba viimase osa juurde. Aga et see on siis selline lause, et see on leheküljel 269 kuni 270. Tähendab, see on mitu lauset, aga see on tsitaat siis. Et kui täiskasvanu otsustab kasutada enesepiiratud toitumist, siis on see tema õigus. Kõik lastele meditsiinilise näidustuseta vanemate või muude inimeste poolt rakendatud piiratud toitumise variandid on aga kasvava lapse jaoks ohtlikud. Laste puhul on tekkiv probleem tihti eluaegse tagajärjega, näiteks imiku või väikelapse eas joodipuudusest tingitud alaareng. Enesepiiratud toitumine ei ole identne teatud ajutiste, lühemate või pikemate piirangutega, kui see on haigusest tingitud põhjustel arsti kontrolli all. Näiteks lehmapiima allergia puhul saab tihti kasutada kitsepiima ja juhul, kui ka see põhjustab vajavusi, leida alternatiive, kuni laps umbes 2. kuni 3. eluaastaks kasvab tõenäoliselt sellest välja. Seega, kõikvõimalike enesepiiratud toitumisviiside peale surumine imikutele ja väikelastele, samuti rasedatele, ei ole millegagi õigustatud ja on tõsiselt ohtlik. Siin lauses on nii palju, selles lõigus on nii palju huvitavat, ma ütleks, aga enne kui ma kommenteerin, et ma veel ütleks selle, et me oleme hiljuti ka meedias jälginud siis seda üsna sellised skandaalsed artikled nagu laste veganluse kohta just Eestis. Ja sellel teemal mind huvitab ka see teema ja olen ka sellel teemal siis uurinud meediakajastust Eestis viimaste aastate jooksul ja seda siis ma esitan 10. novembril siis Tallinnas toimuval loomaõiguste konverentsil, et kui kedagi huvitab ja tõenäoliselt kirjutan siis ka meie blogisse. Aga jah, et mis siin siis selles tsitaadis siis oli, et siin on siis tehtud nii, et see enesepiiratud toitumine on siis vastandatud siis mingile haiguslikule seisundile, mis siis näeb ette nagu mingit ajutist dieeti või mingit toitainete elimineerimist, et näiteks kui on mingi ajutine taimetoitlus, ütleme, arsti korraldusel ainult tervislike põhjustel, et siis see on nagu okei, et see on aktsepteeritud, aga et täiesti vastuvõetamatu siis on see, et kui seda tehakse siis nagu ilma arsti meditsiiniliste näidustuseta ja näiteks siis eetiliste põhjustel, et see on selgelt nagu siin eristatud. Ja muidugi selgub siis ka, kui siin lapsi mainitakse, et need siis, kes on valinud veganluse, on hoolimatud nii iseenda, aga eelkõige siis laste suhtes. Ja muidugi, kui siin öeldakse, et eks ole, see keelekasutus on hästi selline tugev siin, et öeldakse, et see on siis tõsiselt ohtlik, eks ole, enesepiiratud toitumine, peale surumine. Et isegi, et imikutele, väikelastele ja ka rasedatele mingil põhjusel, et see isegi viitab siis nagu kriminaalsusele siin ja väga siis demoniseeritakse nagu veganvanemaid, et neid siis kujutatakse üsna vastutustundetutena ja neis siis võib kergesti tekkida süütunne, kui nad seda loevad. Ja see rasedatele peale surumise teema on ka hästi huvitav, et just nagu neil ei olekski siis valikuvõimalust oma toitumise osas. Ja siis viimaks, et mis puudutab seda lehmapiima allergiat, siis mille puhul siis pakutakse asenduseks kitsepiima, et siin mulle küll tundub, et üritatakse üsna meeleheitlikult hoida alal siis seda meie süsteemi, kus me ekspluateerime siis teisi loomi ja millal siis meie ühiskond rajaneb. Et tõesti see soovitus, mina leian ka, et see on nagu natuke sotsiaalselt vastutustundetu, et näiteks kui me vaatame, mis on see kitsepiima hind, eks ole, et siis ta on kättesaadavus, et on üsna siis selline elitaarne toode, et näiteks kui me läheme poodi, siis on palju tõenäolisem, et seal on olemas siis näiteks soja, kaera, riisipiimad ja mitte kitsepiima. Pluss siis on siis ka need taimsed piimad palju odavamad kitsepiimast ja tõesti ka kättesaadavamad. Et sellised siis asjad tooksin esile. Ja nüüd me juba hakkame jõudma lõpupoole ja ma tahtsin, me siis mõlemad räägime sellest natuke, et selliste toitumissoovituste mõningad tagajärjed, et siin Kadri juba enne ka rääkis, et kui mõjukas dokument see tegelikult on, eks ole. Aga veel siis nagu rõhutada või välja tuua siis mõningad tagajärjed, mis siis nagu võiks siis olla Eesti veganitele ja veganluse levikule, et
muidugi, et kui sellised toitumissoovitused siis meil on, et nagu näha, on nad ikkagi veganluse suhtes vaenulikult meelestatud, et siis see tähendab seda, et meil ei ole võimalik saada siis arstidelt ja toitumisnõustajatelt ja ka riigiasutustelt siis adekvaatset infot ja tuge vegan toitumise kohta. Et hoopiski me võime sattuda siis veganitena nagu ebavõrdse kohtlemise ja ka vaenuliku suhtumise osaliseks. Ja see on nagu vegan vanematel, ma arvan, on hästi raske, just et kuna see laste veganlus on nagu väga taunitav. Ja muidugi arstide ja toitumisteadlaste arvamusel on väga suur kaal ühiskonnas ja ma arvan, muidugi see on õigustatud. Ma arvan, et neil peakski olema suur kaal. Aga et jah, et kuna siis veganluse osas, et ei ole võib-olla jõudnud siia veel päris sellised kaasaegsed teadmised, et siis siin nagu saaks seda poolt parandada. Aga ühesõnaga, et kui siis sellised väga mõjukate positsioonide esindajad, siis nagu arstid ja toitumisteadlased ütlevad, et veganlus ei ole tegelikult okei, et siis kindlasti mõjutab see paljusid inimesi, kellele läheb korda loomade käekäik ja kes võib-olla kaaluvad veganlust, aga et kui siis veganlus on tunnistatud riiklikes toitumissoovitustes inimesele sobimatuks ja isegi ohtlikuks toitumisviisiks, siis paljud võib-olla siis ei kaalugi veganlust. Ja tuleb veel lisada juurde, et veganlusse jõuavad ka inimesed erinevatel põhjustel, et kes loomade, kes keskkonna, kes maailmas toidu jaotamise ja õiglusküsimuste poole poolt, kes tervise poole pealt, et see ju mõjutab kokkuvõttes kõiki, kes tahaksid tegelikult teha täistaimseid valikuid. Just, ja kui tõesti lugeda, et see on ohtlik, et siis on väga keeruline teha sellist valikut, sest sa tahad ju olla vastutustundlik oma tervise suhtes, oma laste tervise suhtes ja nii. Ja need vegan vanemad siis võivadki saada siis sellise vastutustundetu lapsevanema sildi külge. Aga et muidugi siis see grupp on ju, keda siis sellised toitumissoovitused rõõmustavad, on siis liha- ja piimatöösturid. Et see siis väga nagu toidab nende huve ja et neil siis on ka edaspidi siis selline õigustatud ootus võib-olla saada siis riigilt nagu dotatsiooni siis ma ütleks loomade ekspluateerimiseks. Jah, ja siin võib veel ju mainida, et see ei ole ju ainult Eestis selles mõttes nii, et see on tegelikult Euroopa Liidu poliitika, et Euroopa Liidus kehtib ju piimaprogramm haridusasutustes, mis nüüd tuli uus periood ja selle eesmärk on ju propageerida piimatarbimist alates lasteaiast 12. klassi lõpuni ja erinevalt eelmises programmis, siis nüüd uues programmis toetatakse ka nii-öelda haridusmeetmeid, et juba vegangruppides kuulame, kuidas lastele jagatakse lasteaedades värviraamatuid piimatarbimise kohta ja kuidas esitatakse, et piima peab tarbima, et ei ole võimalik teisiti hakkama saada ja kuidas lapsi viiakse ka kinno jänkujussi vaatama ja pärast antakse kohukesi kätte, et praegused soovitused toetavad väga edukalt seda Euroopa Liidu programmi, aga olgu öeldud, et näiteks Oatly Rootsis lihtsalt sest on üks väheseid näiteid, kes seab küsimärgi alla piimatarbimise kui sellise, on Rootsis ka Konkurentsiameti poole pöördunud, et Euroopa Liidu toetused piimaprogrammile koolidesse saavad taimepiimatootjate tooted siis ebavõrdsesse positsiooni ja mul oli hea võimalus siin hiljuti just Oatly tegevjuhti kuulda rääkimas sellest, kuidas piimatööstus toimetab ja mis suhted neil on piimatööstusega ja väga selgelt tema sõnul Brüsselis ei toimu midagi ja piima loomulikult ei ole mitte mingit põhjust tarbida ja keskkonna mõttes on see täiesti katastroof, mis me teeme tulevastele põlvedele, et hästi kurb on näha, et Eesti toitumissoovitused jätkavad selle status quo või selle sama sisse käidud raja peal edasiminekut, mis tegelikult ei ole mitte kellegi meie huvides. No ja mis siis edasi siis ka meie poolt ja mida siis teha, et mina väga tahaks omalt poolt loota, et siis 5 aasta pärast, kui ilmub siis uus nagu versioon siis Eesti toitumise liikumissoovitustest, et see põhineks siis
kaasaegsel teaduspõhisel infol veganluse kohta ja mis on hästi oluline, et ta siis ei käsitleks toitumist siis isikliku valiku eraldiseisvana, aga et laiemates, siis osana sellistest laiematest eetilistest küsimustest ja siis ka sellises poliitilises, keskkondlikus, sotsiaalse jätkusuutlikkuse raamistikus. Et see on hästi oluline. Ja Vegan Selts, meie siis tegutseme selle nimel aktiivselt ja püüame siis ka saada rohkem öelda oma arvamust siis seal nende toitumissoovituste aadressil, et seda võetakse arvesse ehk järgmiste soovituste koostamisel. Jah, nagu suvel siis doktor Steenholz arutelus mainis ja seda on ju Tervise Arengu Instituut või õigemini ka arutelus tegelikult seal tõi Karmen Joller, aga ühe põhjusena välja, et miks siis veganlus ei ole jõudnud Eesti soovitustesse ja mingi põhjuse ju tuleb leida, et üks põhjuse, mida tuuakse on, et lihtsalt, et veganid on olnud nii marginaalne grupp Eesti ühiskonnas siiamaani, et nad justkui nagu ei olegi tõesti põhjust olnud soovitustesse anda soovitusi veganitele, et meie eesmärk on nagu Steenholm ütles, et kui praegu sellist, meid on nii vähe, et meid saab eirata, siis tuleb ju töötada selle nimel, et see grupp kasvaks, enam eirata ei saa. Ja meie eesmärk on, et aastast 2022 oleks siis Eesti elanikust 5% veganid ja meil on plaanid, kuidas sinna jõuda. Me tegeleme Eestis Eesti veganite eestkostega ja sellega, et tagada, et seadused ja regulatsioonid arvestaksid veganite huvidega. See on kodanikuühiskonna roll ja teil on kõigil, kes te olete veganid või tahate toetada seda liikumist, võimalik ka panustada erinevat pidi sellesse. Ehk siis, et te saate hakata seltsi püsiannetajateks, mis võiksite kaaluda, et toetada veganluse levikat ja organisatsiooni võimekuse kasvamist ja te võite vaadata ka vegan.ee lehelt tegutse rubriiki, kus on veel erinevaid võimalusi, kuidas te saate kaasa lüüa. Ja loomulikult me jätkame veganite esindamisega ja sellega, et kestliku arengu eesmärgid aastaks 2030, et me jõuaksime sinna globaalselt ja me katsume luua laiapõhjalist partnervõrgustikku, kes siis samuti toetavad nii meie eesmärke kui ka seda, et me saaksime tagasi jätkusuutlikule rajale maailmas. Ja mina tahaksin veel lõpuks öelda siis ühe asja, mis seostub selle tervise teemaga ja see on üks oluline seltsi tegevus hetkel, et me siis kogume veganite kogemusi Eesti meditsiinisüsteemis. Meil on siis selle jaoks avatud selline küsitlus või selline uuring, et on selline avatud küsimused, et kui te lähete siis vegan.ee seltsi siis kodulehele, et siis seal on ka siis info ja uudiste all leitav see link, et kus te saate siis seda täita, et me oleks väga tänulikud. Et mis siis, me tahaksime tegelikult siis kaardistada seda, et kuidas veganid, millised kogemused on veganitel olnud Eesti meditsiinisüsteemis, nii negatiivsed kui positiivsed. Ja meie siis eesmärgiks on see, et me tegelikult tahame veganite olukorda parandada, astuda dialoogi arstide ja meditsiinisüsteemiga, et seetõttu siis kogume neid kogemusi, et me saame siis teeme nendest kogutud kogemustest kokkuvõtte ja orienteeruvalt siis järgmise aasta alguses avaldame seltsi kodulehel ja oktoobri lõpuni on see küsimustik avatud, ja kõik vastajad jäävad anonüümseks, aga kui te soovite, siis me palume anda oma kontakti, et siis me saame teiega teha, küsida lähemalt mingid täpsustavaid huvipakkuvaid asjaolusid teie kogemuste kohta. Ja see analüüs on ju ka selles mõttes ikkagi anonüümne, et need käsitlus sellest, mis jõuab avaldada. See on kõik anonüümne, jah. Aga see tõesti on vajalik ja kui teil on kogemusi veganitena või olete seda maininud oma kokkupuutes meditsiinisüsteemiga, et saate jagada oma lugusid, siis palun kindlasti täitke see küsitlus. Jah, aga mulle tundub, et olemegi jõudnud ja lausa 5 minutit on puudu 1,5 tunni täitumisest, nii et aitäh kõigile, kes kuulasid ja kes kaasa mõtlesid.
oleme käinud teile välja mõned variandid, kuidas saate kaasa aidata ja kindlasti jätkame selle tööga, mis me teeme. Nii et ma loodan, et teil oli silmi avav 1,5 tundi ja jah, et püsige siis ka edaspidi lainel. Ja aitäh minu poolt ka kuulajatele ja aitäh Kadrile selle toreda arutelu eest. Jah, head aega. Head aega.